Ahoi kotkad, mis toimub siis? Hästi tuuline ilm on täna, et tegelikult peaks panema katuseplekki praegu, aga sellise tuulega ei julge, et kisub lihtsalt käest ära, murrab puruks või midagi nagu sellist. Aga kuna pole ammu käinud ka paadiga jõe peal kalal, siis teeme hoopis täna sellise asja, et teeme nii-öelda natukene tööluusi päeva, et hiljem teeb võib-olla siiski midagi nagu tööasja ka, aga praegu käime mõne tunni Kairitiga siis selle tuulise ilmaga nagu vee peal trollamas. Ja midagi siia vahele veel, sest et ega me ei ole kindlad, kas me kala saame. Et aga mis võiks veel teha, ma jooksen praegu sinna metsa, et vaadata üle jälle uute rajakaamerate need salvestised, et mida uut ja huvitavat peale on jäänud, sest nüüd need pildi kvaliteedid on ju hoopis teised, et nad on mul hetkel sätitud küll 2,7K peale ainult, sest et mul ei ole neid mälukaarte piisavalt häid nii palju, et mul on üks hea mälukaart seal Osmo sees, mis 4K pilti peale jätab, aga ma kahtlustan, et need kaardid, mis mul on olemas, praegu nende kaamerate sees on nagu kehvad. Ei suuda 4K pilti võib-olla normaalselt peale jätta, seega on ta mul 2,7K peal praegu need kaamerad, aga vahet pole, varsti tulevad uued mälukaardid võimsad ja siis saab juba nendest ka 4K pilti, aga see 2,7K, mis eelmistes klippides nägite, oli ka piisavalt hea juba, aga jah, davai. Vahetan kaardid välja. Lähme jõe peale, sinna vahele vaatame siis klippe, mis elukaid on peale jäänud või nii, jah. Sellise tuulega ei julgeks küll, jah, katuseplekki kätte võtta. Korralik puri. Noh, nii lähme ja ega sellise tuulega ei olekski väga mõnus loopida, et küljes on siis, ma ei hakka peast ära võtma, selline minul ja näita enda oma. Kairitil on siis praegu selline ja vaatame siis, mis tuleb. Et trollates saab liikuda, aga siin ei saaks jah, normaalselt loopidagi välja arvatud raskete lantidega, et panemegi ainult trollates allavoolu Leevaku poole minema praegu kohe ja siis pärast tagasi ja vaatame, kui jõuab siis veel Tiir-Ruusa poole ka. No nii, kala pole veel saanud. Mingi 1-2 sükest kahtlast tonksu on olnud, mis võib-olla olid kala. Aga meil on siin jah, mingisugune asi ära surnud. Ühesõnaga, kõigepealt nägime laipa, siis jätsime paadi seisma ja kohe nägime teisel pool jõge ka sulgi. Siin ühe suurema soppi ees jões, siin on midagi. Siin on mingid suled, siin on miskit kitkutud või ära surnud või midagi, aga kohe lähme vaatame nüüd, mis teisel pool nägime. Kus ta nüüd siin oli? Me lähme laipa vaatama. Aiseb või? Ei, aga ma kujutan ette, et äkki ta... Oot, ma sõidan enda poolega ligi, et paremini näha. Kujutad ette juba, et aiseb jah? Sa tead, mul on väga hea fantaasia. Nii, ma pean saama siia. Nii. Äkki ta taeruga puutuda? Miks taha? Nii. Vot siuke värk jah. On jah luikne, et kaelaroots, me ei saa ligemale minna. Kaela see luu on puhas juba lihast ja ei tea jah, mis siis juhtunud on. See ronk käiski teda söömas ja vaata, kes... siit lendas jah mingi ronk just minema ka. Vot see käis nokkimas seda. Ma ei tea, kui hästi ta näha jääb, aga okei. Saame natuke sisse zoomida ka videos. Sõidame siia poole, võtan selle ära. Aga okei, sõidame edasi, loodame, et ikka kala tuleb midagi. Pärast näitame veel, jah, me koristame nagu jõge ka, siin on mingi lambipirn sees.
et võtame kaasa, kui mingit sodi leiame ja vaatame. Selle paneme me nüüd köögi sinna. Meil oligi vaja. Et ühesõnaga loodame ikka kala ka. Praegu pole jah midagi nagu toimunud. Vast ikka tuuline ilm on. Aga noh, ütlen katuseplekki selle ilmaga ei pane ja ülesse korrusele ei viitsinud. Ülesse korrusele ei viitsinud täna minna tegema, et teeme ühe sellise kalasõidu ka, et me pole ammu käinud ise kahekesi sõitmas. Aga no loodame midagi, näitame, kui kala ei saa, näitame siis neid mingisuguseid loomaklippe vahele, millest enamus olid kassid, aga ka midagi muud põnevat siis, kui jõe ääres näeme lihtsalt, sest ega alati kala ei saagi, siin see aasta ongi siuke kehva, nagu ta on olnud, et aga noh, loodame, paneme edasi. Siin taga, noh, mingi 3-40 meetrit eemal on üks teine luik. Ma ei tea, kas jääb peale üldse. Näha midagi nii kaugelt filmin. Ma ei saa siia soppi ligi. See on elus luik, äkki on hoopis selle surnud luige kaaslane siin nüüd üksinda jäänud. Ei tea, igal juhul seal ta on. Me lähme nüüd ikkagist üritame lähemalt peale saada võtta, et ma mikrit ei pannud praegu käima, viitsi mikrit taskust välja otsida, Kailik kardab nokaga pähe saada, aga me lähme vaikselt, ega me nüüd ikka hakka lindu nii häirima siis, et ta nokaga pähe tuleb nagu paugutama. Vaikselt vaatame lähemalt lihtsalt. Selja taga hakkab nokaga lööma juba. Näe, tuleb, paneb nokaga kohe. Näed, siin on, ei ole midagi. Hullu. Siin. Okei, lasta see olla, ma ei taha nokaga pähe. Siin näed, ilus lind, vaata nüüd, siis keerame ringi, ärme sega. Päriselt ka, nad on kurjad, kui neil pojad on. Ma ühe korra oleks kunagi saanud nokaga. Ja küll, keerame ringi. Ma mõtlesin, et on siin sama su selja taga. Ja nüüd sõidame tagasi ja nüüd see luik on siin täiesti selle teise laiba juures. Teisel pool jõge lihtsalt laibast. Ehk siis luik on nüüd seal. Kapuuts pähe, jah. Et seal nokaga pähe ei saaks. See rong ka seal üleval. Võib-olla see kaitsebki nagu natukene seda oma kaaslase laipa veel selle ronga eest või mõtleb vähemalt, et kaitseb. Nüüd ta pani sinna soppi teisele poole see luik. Tegi häält. Kardab meid. Võib-olla mõtleb, et meie tapsimegi. Jah, vaat nii. Siin olid need suled ja laip on siin teisel pool nüüd, kus ta siin vahel oli siis. Vaat siin, jah. Jah, tundubki, et sellele õige kaaslane kahju midagi. Tõmme selle endale elusa. Ei, me ei hakka nüüd endale võtma, aga me sõidame tagasi, sest kala pole siiamaani. Midagi tulme, jaksin peaaegu leevakuni välja juba. Midagi ei ole. Sõidame tagasi, trollame ja vaatame. Kui aega on, paneme ruusa poole ka. Tuul läheb ainult hullemaks. Praegu räägin ilma mikrita. Ma usun, et on kaameras kuulda ka, et on hästi tuuline. Aga kala ei ole. Kala endiselt ei ole. Näitame siis teile mingit kobraste tegevust siin. Näed, kus on pulkasi koorinud. Ja meil oli mingi parem koht ka veel. Kus siin enne mööda sõitsime. Kus oli nagu rohkem kooritud, et seal jah, kohe siin nurga taga vaatame sinna ka. Näitame laipasid ja kobraste pulkasid, et ega siin nagu, ega siin kala ei tule. Ma ei tea, mis see täna on jälle. Video pealkiri on laibad ja pulgad. Lihtsalt ei võta, noh. Aga tegelikult, kui loobiks, võib-olla võtaks ka, aga me täna,
tahaks kindaga toimetada, siuke jahe tuul on ja kõik ja vaata, siis ei hakka siin kindaga loopida, ebamugav loopida, et teeme nagu ainult trollamist, no. Vot. No vaatame veel kus kopropulkust. Ja ehitusvideo pole ka veel piisavalt valmis, pole piisavalt materjali, et üles panna. Seal on ka veel paar päeva filmimist, aga siis varsti saab natukene näha jälle, kuidas see katusepleki asi edeneb. Aga jah, vaatame siis jälle natukene koprapulkasid ja peale koprapulkade siis, mis siis veel? Tegelikult kaamerasse oli jäänud ka üks see, vist olid kährikute paar ja üks kits lisaks nendele kassidele. Vaatame need ka siia vahele ära. Ja proovime muidugi kala saada edasi. Nii, Kairitil midagi. Oota, ära läks. Keri kogu aeg. Ole enam midagi. Aga oli või? Ma ei tea, vist oli. Vist oli? Tuli kaasa nagu. Okei. Ma suht kindel, et oli. Okei. No Kohe kerind. enne kodu seda ei tuleb kohe kerida ka, ei saa lasta lõdvaks. Okei, enne kodu, aga no ei ole kindel. No mis seal ikka? Sõidame siis uuesti viimane 100 meetrit ja vaatame. Vot, siuke värk siis, et kohe jõuame nii-öelda hoovi tagasi ja ei saanudki kala. Ja see, mis Kairitil oli, ka ei tea nüüd, kas oli päris kala või oli põhjas kinni. Aga noh, midagi pole teha, näed, vahepeal on niimoodi, ma polegi tegelikult ammu pannud ühtegi videot ülesse, kus kala ei saa ju. Midagi on alati saadud ikka. Et noh, oli seekord nii, pole midagi teha. Aga mis seal ikka? Kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.